meie kreemised maapähklid on just tulnud äsja külmkapist ja me saame neid proovida. Kas proovime kohe? Proovime kohe, mida me ootame. Ja, ma arvan ka. Issand. Nad on pisema. Piisavalt kõvad. Hästi kerge on lahti saada. 30 minutit ja piisab. Ja nad sulavad suus. Soolatükid ja kristallid tulevad. Muidu on selline mahe maapähkline ja siis on krõmps pähkel veel otsas. Ega siin pikka juttu ei ole, sest me üldse kõik ära. No nii head. No sõltuvust tekitavad. On küll, jah? Siia võib vabalt lisada ka näiteks kakaot, teha sellised šokolaadimaitselised korvikesed või siis näiteks pähklite asemel siia peale lisada mingeid külmkuivatatud marju või lihtsalt mustikaid või mis iganes. Kuivatatud vaarikad tuli mul praegu pähe. Näiteks, et tegelikult ma olen isegi mõelnud segada kõige lõpus ja sisse natuke maasikamoosi, sest nagu USA inimesed teavad, siis maapähkli või ja maasikamoos on ideaalne kooslus. Seni, kuni me saame rahulikult komme süüa. Me loosime välja ka raamatu, Merilini viimane raamat putrudest, kõiksugu põnevatest soolastest ja magusatest. Millist retsepti sa kindlasti soovitaksid proovida? Oleneb nüüd, kas sa oled magusa või soolasõber, et siin on täpselt siuke pooleks põhimõtteliselt need retseptid, et saab nii soolast kui magusat. Ja igale hooajale oma, et siin on piparkoogi retsept olemas, siin on selliseid suvisemaid, marjasemaid, siis ka selliseid sügisemaid retsepte kõrvitsaga näiteks ja et kõike jagub siin. Et seda raamatut võita, siis meil on üks küsimus ka. Merilin rääkis ennem, kui me toitu valmistasime, et mis on tema lemmikpudru ja mis ta sinna sisse paneb. See on 2 koosisosa, mida me siis ootame. Põhimõtteliselt, mille baasil mina oma pudru teen? Et nagu mis helvestest? Mis helvestest? 2 tükki oli neid? Jah. Vastus kirjuta Ela hästi TTV Facebooki lehele postituse alla, kus on siis see loos välja kuulutatud ja Merilin, ära pane nüüd siis ära, sa lubasid ju kirjutada ka, ta kirjutab sisse ikka nagu ilusa pühenduse. See tuleb peaaegu väga personaalne pühendus, sest ma ei tea, kes see võitja veel kahjuks on, aga kindlasti on ta Ela hästi vaataja, nii et pühendus läheb siis sulle, kallis vaataja. Aga palju meil neid korves üldse kokku tegi nii? Seda natuke pärast öelda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 väikest ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 suurt. Tšin-tšin. Terviseks. Meie Meriliniga jääme siia komme sööma. Teiega armsad televaatajad kohtume juba nädala pärast neljapäeval 19.30. Seniks ela hästi!